Tere tulemast Edwiningu veebiseminarile. Mina olen Laura Vettik, minuga koos on siin täna Kätlin Valge. Meie oleme Tere! Edwiningu projektijuhid ja tutvustame siis põgusalt teile Edwiningu riikliku kvaliteedimärgi taotlemise protsessi. Juhime tähelepanu mõningatele nii-öelda ohukohtadele või ütleme siis sellistele kohtadele, mis vajavad natukene tähelepanu ja räägime 2 sõnaga projektivõistlusest. Ja võite iga hetk panna chati küsimused, kui teil tekib. Kätlin siis chatis jooksvalt vastab ja samuti siis peale esitlust saate te ka ise küsimusi küsida mikrofoni ja kaameraga või kui soovite, siis chati. Aga alustame. Nii, kõigepealt väike sissejuhatus, et Edwiningu kvaliteedimärk, riiklik kvaliteedimärk on siis nii-öelda tõestus õpetaja hästi tehtud töö eest ja hea projekti eest ning see tõestab siis seda, et projekt vastab üle-euroopaliselt paika pandud standarditele ning kvaliteedile. Ja tegelikult, mida me oleme võib-olla natukene vähem rõhutanud, on see, et Edwiningu projektide hindamine annab teile ka võimaluse saada tagasisidet eksperthindajatelt nii-öelda kitsaskohtade osas, võib-olla sellist edasiviivat tagasisidet ning tegelikult projektid, mis ei saa kvaliteedimärki, saavad taotleda kvaliteedimärki uuesti samale projektile siis järgmises nii-öelda taotlusvoorus. Nii et tegelikult ei pea nagu nii-öelda püssi nurka viskama, vaid saab minna natukene parandada seda projekti vastavalt sellele, mis siis juhiti tähelepanu, et on probleemne ja vastavalt sellele siis täiendada oma projekti. Kvaliteedimärke siis nii-öelda antakse välja ja hinnatakse 2 korda aastas Eestis. Taotlust saab esitada aastaringselt igal ajal, aga hinnatakse seda siis maikuus ja oktoobrikuus ja oleme siis pannud ka kindlad kuupäevad, mis hetkest see nii-öelda liisk langeb ja öelnud siis ka seda, et mis perioodi projekte me parasjagu hindame. Kõik need projektid, mis esitatakse peale neid tähtaegasid, lähevad lihtsalt edasi järgmisesse nii-öelda hindamisvooru. Ja kvaliteedimärke hindavad meil siis Edwiningu eksperdid, kes on siis väga pikaaegse Edwiningu kogemusega ja Edwiningu projektide läbiviimise ja hindamise kogemusega õpetajad. Ja kõik projektid, millele on taotletud siis kvaliteedimärki perioodil 5. mai 2025 kuni 7. mai 2026 osalevad siis tänavusel 2026. aasta projektivõistlusel. Kõik, kes esitavad kas või päev hiljem taotluse, nende taotlused kuhugi ära ei kao, need lähevad nii-öelda ootele järgmiseks aastaks. Nii et selles mõttes ei pea tohutult pingutama ja muretsema, et kui nüüd jääb sellest kuupäevast välja, et siis ei saagi projekt üldse mingisugusel võistlusel osaleda, saab küll lihtsalt järgmisel aastal. Nii et tegelikult kiirustama ei pea, saate rahulikult oma projekti lõpetada ja esitada selle siis kvaliteedimärgile täpselt siis, kui olete selleks valmis. Nii ja siin on üks selline tore väikene ülevaade, miks meie soovitame kindlasti Edwiningu riiklikku kvaliteedimärki taotleda, kui olete osalenud mõnes toredas projektis, aktiivselt kaasa löönud, siis tegelikult, nagu juba mainisin, siis number 1, see tegelikult annab väga head tagasisidet, sest eksperdid hindavad väga põhjalikult neid projekte ja annavad väga palju asjalikku nõuandeid, nii et saate sealt nii antud projektile kui ka võib-olla tulevastele projektidele selliseid väga häid nõuandeid. Kindlasti ei maksa unustada seda, et kvaliteedimärk on näha teie profiilil Edwiningu portaalis, mis tähendab seda, et kui nii-öelda õpetajad soovivad leida oma projektidesse partnereid, siis kvaliteedimärk teie nii-öelda profiilil lisab teile krediiti ja mõjub usaldusväärsemalt, nii et tegelikult see on selline ikkagi kvaliteedi näitaja ja seda ei maksa alahinnata. Ja Edwiningus mainisin ka juba ekspertõpetajaid, tegelikult Edwiningus saab ka nii-öelda karjääri teha ehk et
oleme moodustanud nii mentorite võrgustiku kui ekspertide võrgustiku, nii et sellise pikaaegsema kogemusega Edwiningu õpetajad, kes on kvaliteedimärgiga saanud, saavad siis sinna võrgustikesse kandideerida. Ja kindlasti siis tunnustuse koht, et tegelikult hästi tehtud projekt, mis ka kvaliteedimärgi saab, kindlasti on selline tunnustus ja hea sõna õpetaja jaoks, et see näitab tõesti väga hästi tehtud tööd. Ja kvaliteedimärgi saanud projektid siis osalevad meil ka projektivõistlusel, nii et on võimalik ka auhindu võita. Pikk ja lohisev slaid, aga kõik on olulised teemad, nii et kiirelt käime siis üle selle, mis on need kvaliteedimärgi taotlemise nii-öelda eeltingimused. Number 1 ilmselgelt on registreeritud ESEP-i platvormile see projekt ja see peab olema rahvusvaheline ehk et algatajad, projekti founder ja co-founder on erinevatest riikidest. Et tegelikult me näeme päris palju seda, et sama riigi õpetajad loovad projekti, kutsuvad sinna välispartnereid ja siis tegelikult ununeb ära see fakt, et kahjuks tehniliselt võttes selline projekt, rahvusvaheline projekt ei ole. Nii et kvaliteedimärki saavad taotleda ainult rahvusvahelised projektid. Kindlasti on oluline see, et projekti oleksid kaasatud ikkagi ka õpilased või lasteaialapsed, sest Edwiningu projektid ennekõike on suunatud õpilastele ja nende nii-öelda kaasamisele, nende oskuste arendamisele. Nii et see on väga-väga oluline aspekt. Lisaks, kuigi projekti te teete ühiselt koos teiste õpetajatega, siis riikliku kvaliteedimärgi taotlus on individuaalne ehk taotlus esitab iga õpetaja eraldi ja kirjeldab ka konkreetselt oma panust selles projektis. Nii et on väga-väga oluline, et see ei oleks selline kogu grupi poolt ühtselt tehtud taotlus, kus ei ole võimalik hinnata siis, milline on ühe või teise õpetaja panus. Ja sealt edasi tegelikult ma hüppaksin ühe nii-öelda järgmise punkti peale. Ehk et väga oluline on see, et kogu teie tehtud töö on ka hindajatele nähtav. See tähendab seda, et hinnatakse seda, mida nähakse. Kas siis TwinSpace'is või viited mingisugustele välistele platvormidele, kuhu te olete materjale pannud, mida te olete kasutanud. Ehk et peavad olema nii-öelda tõestusmaterjalid selle kohta, mida te olete teinud. Et üks asi on see taotlus ise, mida te täidate ja kus te kirjeldate tegevusi, aga kõikide nende tegevuste nii-öelda tõestuseks peab siis olema kas ekraanipilt, TwinSpace'i lehekülg, mõni väline veebilink, ehk et midagi, mis tõestab seda, et see tegevus on tõesti ka läbi viidud. Iga õpetaja saab siis õppeaasta jooksul esitada kuni 4 projektile riikliku kvaliteedimärgi taotluse ja kui esitab 5, siis seda enam me paraku ei loe, nii et ainult 4 esimest siis lähevad hindamisele. Ja nüüd viimane, aga kindlasti mitte vähem tähtsam asjaolu, et kvaliteedimärgi taotlusele esitatav projekt peab olema lõppenud. Kui see ka ei ole ESEP-i platvormil märgitud nii-öelda lõpetatud või closed projektiks, siis sellest pole midagi, aga oluline on see, et kõik tegevused on läbi viidud ja ka kõik materjalid on TwinSpace'i üles pandud ja seda jälle sellel lihtsal põhjusel, et kui nii-öelda tähtaeg kukub ja meie hindajad hakkavad hindama ja mingid materjalid on puudu, siis kahjuks nad neid punkte panna ei saa ja võib-olla väga-väga hea projekt jääb selle tõttu kvaliteedimärgist ilma, sest lihtsalt kõiki materjale ei ole veel üleval. Ja veel siis mõned meeldetuletused. Mainisin juba ära, et individuaalset panust tuleb kirjeldada ja seda ka siis hinnatakse. Ja kindlasti me soovitame tegelikult teil oma taotlus juba näiteks Wordi dokumendis valmis kirjutada ja seejärel see sinna vormi kopeerida, sest et kui te täidate seda veebipõhiselt ja tuleb midagi vahele, peate ära lõpetama selle, siis
et olla kindel, et kogu teie tehtud töö salvestub, siis on turvalisem see nii-öelda ühe tervikuna sinna pärast panna. Ja taotluse võite esitada nii eesti kui inglise keeles, kuidas teil mugavam on, et selles mõttes ei pea hakkama eraldi seda tõlkima. Ja kindlasti veel viimane väikene märkus, et kontrolli kasutatavate tähemärkide arvu, et nendes kastikestes, mida tuleb täita, on siis piirangud peal. Ja me seda kvaliteedimärgi taotluse nii-öelda kohta ESEP-is peale seda esitlust võime ka vaadata, kui on soov, et me näitaksime, kus siis täpselt need nupud, taotlemise nupud asuvad. Aga nüüd ma annan jutujärje Kätlinile, tema siis räägib natukene lähemalt sellest, kuidas täpselt see kvaliteedimärgi taotluste hindamine käib, et mille põhjal me siis neid punkte paneme. Kätlin, palun. Aitäh, Laura, võtan siit sõnaääre üle tõesti, et kui nüüd olete taotluse esitanud, projekt on lõppenud, siis see läheb tõesti hindajate kätte. Ja 5 valdkonnas toimub siis nende taotluste või projektide ülevaatamine. Need on siis siin nende tärnikestega slaidi peale pandud. Esimesest 2 praegu hüppan kiiruga üle, sest nende juurde tuleme hiljem tagasi, kuna tegemist on siis selliste spetsiifilisemate valdkondadega, kus on kehtestatud miinimumnõuded, et üldse saada punkte või üldse saada kvaliteedimärki. Et kui neid nõudeid pole täidetud seal nendes valdkondades, siis automaatselt on projekti hindeks 0 punkti. Aga sellest siis natukene hiljem, et mis nad siis täpselt on. Praegu hüppame siis selle 3. valdkonna juurde, mis on siis kõik üle-euroopalise kvaliteedijuhendi järgi hinnatav, eks ole, ja igas riigis siis ühtemoodi. Ehk siis pedagoogiline lähenemine. See sisuliselt tähendab seda, et on seatud sellised projekti pedagoogilised eesmärgid, mis tähendab, et need peavad olema spetsiifilised, seotud konkreetselt selle projekti teema ja sisuga. Mitte sellised üldistavad, eks ole, mida me kipume ka oma projektides nägema, et eesmärgiks on see, et õpilased saavad rahvusvahelise koostöökogemuse või et eesmärgiks on teha oma esimest e-twinningu projekti, et see kõik on väga tore ja see on arusaadav, kuid see on justkui iseenesestmõistetav, et igal konkreetsel projektil peab olema hästi spetsiifiline eesmärk ka. Näiteks, ma ei tea, vee erinevate olekute uurimine näiteks. Ja siis asjakohasus õpilaste jaoks on oluline pedagoogiliste lähenemiste sõnastamisel, et see oleks eakohane ja vastavalt siis sellele, mis ta parasjagu ka oma lasteaiarühmas või klassiruumis käsitlete. Eesmärgid peavad olema saavutatavad ja see peab olema alati ka väikene selline väljakutse, eks ole, momentum sees, et ei oleks liiga lihtsad need eesmärgid. Ajaliselt paika pandud, ehk siis projektil peab olema algus ja konkreetne lõpp, et see ei jääks lõputult lohisema, vaid et ongi see mingisugune kas kindel tulem, mida tahate saavutada selle projektiga või mingi muu eesmärk. Ehk siis see peab olema ka mõõdetav ja te peate oma projektis väga selgelt sellega välja tooma, et kuidas te siis ära tõestate, et olete oma eesmärgi saavutanud projekti lõpuks. Ja need pedagoogilised lähenemised peaksid olema sellised, et nad võimaldavad õpilastel olla aktiivsed ja teha koostööd. Selliselt, et õpilane ise on agentne, see on see student agency, eks ole, et ta on ise see, kes kogub informatsiooni, võrdleb, lahendab probleeme, on selline ühislooja, arutleja ja hästi aktiivne selle projekti osaline, et on selgelt näha, et see ei ole ainult õpetajate vaheline koostöö, vaid et see on koht, kus on nii lasteaialapsed kui õpilased siis aktiivselt kaasatud ja tegevustesse ka panustavad. Oluline on siis ka, et õpilased saavad ise olla justkui projekti kaasautorid, ehk siis nad teevad valikuid. Nad võivad otsustada, mis suunas me liigume. Seda ka ütlen, et ka näiteks projekti eesmärgi seadmisel projekti alguses võib olla üks suund, kuid see on täiesti okei, kui projekti vältel see eesmärk ka muutub, kohandub, et siis võite seda julgelt kajastada ja välja tuua, kuidas õpilased ise soovisid, et millele rohkem tähelepanu pöörata, millele keskenduda, mida jätta võib-olla teiseks korraks. Et see kõik on täiesti okei ja e-twinningus väga me julgustamegi seda, kus me näemegi orgaaniliselt, et me ei hoia mitte niivõrd raamidesse kinni, vaid me võimaldamegi sellist projektõppemeetodil lähenemist, kus
kus me võib-olla päris kindlad ei ole, kuhu me jõuame, aga me oleme vähemalt seadnud endale mingi lipu, et suund on horisondil paigal nagu majakas. Ja andke ruumi õpilastele siis projektis arutleda, vaielda, kasutage selleks foorumeid, chat, erinevaid võimalusi, mis on ka platvormile sisse ehitatud, eks ole, kus saavad olla õpilased loomingulised ja teie poolt välja pakutud meetodeid siis erinevalt kasutada. Siis on 4. valdkond on õppekava lõimimine, et see on ilmselt juba teile tuttav, kes siin täna kuulavad, et e-twinning on õppekavaga väga kergesti seotav ja need ei ole kuidagi eraldiseisvad üksteisest, vaid väga tihedalt seotud. Et oluline ongi kas siis ühes õppeaines või ainete üleselt või erinevaid võtmepädevusi integreerides, siis tulekski luua need e-twinning projektid ja seda ka hindamisel jälgitakse, et see ei oleks ainult näiteks muusikaprojekt või ainult kunstiprojekt või ainult matemaatikaprojekt, vaid et on selgelt esile toodud see lõiming õppekavaga. Ja et oleks konkreetseltki välja toodud ka õppekava eesmärgid, tulemused ja projektis kirjeldatud need ja kõik see läbiviimise protsess oleks selge ka hindajale, et ahah, vot see on see seotus õppekavaga, mis ka teie kui pedagoogiline spetsialist seda projekti läbi viies ise, kuidas te näete seda. Ja et see integratsioon on siis planeeritud erinevatesse tegevustesse, mitte ainult, et projekt kestab pool aastat, aga ainult vot see ühenädalane tegevus on meil õppekavaga seotud, et kogu see projekt peaks olema seda. Nii, ja siis on 5. võtmepädevus, milleks on siis tulemused, dokumentatsioon ja levitamine. Ja vot see on siis nüüd see punkt, mille puhul, nagu Laura mainis, et võib juhtuda, et me näeme neid projektikesi, mis on üliägedalt, tugevalt alustatud, kus on näha väga selgelt, et on seatud eesmärgid ja kõik rollijaotused on väga kindlalt paigas ja nii edasi, kuid see lõpposa, et kui on selline see lõpp-produkt on loodud, see final product on nagu loodud, et siis sellega justkui asi lõpeb, kuid kvaliteedimärgi saamiseks me ikkagist ootame, et on dokumenteeritud ka analüüs, reflektsioon, et on selgelt nii õpetajad kui ka projektis osalenud õpilased või siis lasteaialapsed mingil moel saanud väljendada enda reflektsiooni sellest kogetust selle projekti vältel, et me seda kindlasti otsime sealt. Ja loomulikult, et eesmärgid on täidetud, tulles tagasi sinna, eks ole, pedagoogilise lähenemise juurde, et siis seadke juba kohe alguses mõõdetav eesmärk, et te hiljem saate siis öelda, et vot jah, kas sai tehtud või ei saanud või et vot vahepeal hoopis eesmärk muutus, on ju, et seda kõike saate sinna juurde siis kirjeldada ja on meile väga oluline informatsioon. Ja siis see tulemuste levitamine koolis, mis ka tihtipeale justkui jääb selliseks üheks sõnaks, et jah, me teeme, et me mõnes projektis me oleme näinud lihtsalt lausetena välja tooduna, et planeerime teha näituse või tutvustada tulemusi lastevanemate koosolekutel või midagi sellist. Et siis hea oleks hindajal ka see tõestusmaterjal või siis selline kindel argument, et jah, me oleme ellu viinud, ära teinud, et konkreetselt, kui on mingeid linke, näiteks sotsiaalmeedias olete mõnda tulemust jaganud, et siis pange ka need sinna kenasti TwinSpace'i ülesse. Ja seda ütlen ka, et kui lisate taotlusesse ainult selle info, siis sellest jääb väheks, et hindajad ikkagist hindavad seda, mida nad näevad teie projekti pesas ehk TwinSpace'i sees, et kui te taotluses väidate näiteks, et te olete võtnud allkirjalehed vanematelt või et te olete jaganud ühte, teist või kolmandat, siis palun pange see ka sinna TwinSpace'i ülesse, et oleks see tõestusmaterjal olemas. Nii, aga nüüd lähme siis nende esimese 2 punkti juurde, millest alguses üle hüppasime. Ole hea, Laura, pane järgmine slaid. See on selline pane tähele slaid ehk siis on meil sellised 2 valdkonda. Esimene ongi siis koostöö partnerkoolide vahel ja teine on IKT vahendite valike kasutamine projektitöös, kus on siis 3 sellist alapunktikest, mille puhul on tõesti olemas siis see miinimumkriteeriumi nõue, mida tuleb täita, et üldse saada kvaliteedimärki. Et kui sa ei saa sealt miinimum 2 punkti, siis ongi juba natukene pahasti lood selleks korraks. Aga vaatame siis täpselt sinna sisse ükshaaval nüüd need kriteeriumid.
et esimene on siis strateegiad veebipõhiseks koostööks partnerkoolide õpilaste vahel. See läheb siis sinna koostöö partnerkoolide vahel kriteeriumi alla, et me väga näeme seda, et seal on tegelikult 3 punkti, on see koostöö õpilaste vahel, õpetajate vahel ja siis see ühistulem, mis projekti tegemisel tekib. Ja üldjuhul on alati esimese 2-ga väga hästi, et õpetajate vaheline koostöö on dokumenteeritud, me näeme neid tööjaotustabeleid, me näeme, et on rollid selged, on nimeliselt välja toodud, kes mille eest vastutab ja me näeme ka seda lõpptulemust alati, kuid just see õpilaste vaheline koostöö võib olla veidikene selline et ei ole väga hästi dokumenteeritud, et oleks siis selge, et nad tõesti on teinud erinevate riikide vahel koostööd. Ja see miinimumnõue on siis siia slaidile ka pandud, me oleme täiesti niimoodi eesti keelde tõlkinud otse sellest hindamisjuhendist. Et kui sellele te nüüd vastate, siis te need miinimumpunktid saate, ehk siis koostöötegevused on siis vastavalt projekti eesmärkidele korraldatud ja kõik need õpilaste jaoks loodud tööd ja töövahendid on kättesaadavad nii vaatamiseks kui ka õpilastele siis nendega toimetamiseks. Ja meil on oluline näha neid interaktiivseid tegevusi ka, et mis te olete ellu viinud, kas seal on toimunud vestlused, videokõned, foorumi arutelud, chatid, et mil moel on õpilased teinud seda vahetut kontakti üksteise vahel ja samuti sellist tagasiside aspekti sellele, et kuidas ja mis moel on õpetaja selles tegevuses toetanud õpilasi ja arvestades loomulikult, et õpilaste vanus on siinkohal hästi võtmetähtsusega, et lasteaialaste puhul loomulikult õpetaja on rohkem selles vahendaja rollis ja tema suunab ka näiteks videokõnede ajal võib-olla rohkem rääkima ja nii edasi ja julgustab seevastu, aga gümnaasiumi tasandil me juba ootame pigem rohkem sellist õpilase poolset initsiatiivi ja siis selgemalt sellist näiteks foorumi kasutamist, vestlust, et siis ainult võib-olla veebikohtumiste kajastamisest no võib-olla jääb nagu lahjaks, et mõelda just sellele eakohasusele, on ju, et mil määral saab veel rohkem pakkuda õpilaste vahetut koostööd neile. Ja nii, siis järgmine kriteerium on punkt 2 all, kus on siis, milleks on siis IKT vahendite valik ja kasutamine projektis. Ja seal on siis miinimumnõudeks see, et õpetajad aitavad just siis õpilase vanusest lähtuvalt ja tema võimalustest lähtuvalt siis vastavaid IKT vahendeid kasutada. Ehk siis me ei saa eeldada, et lasteaialapsed oskavad samu töövahendid kasutada kui koolilapsed, eks ole. Ja eesmärgipärane peab olema nende kasutamine, mis tähendab, et lihtsalt töövahendeid kajastada oma projektis ei ole adekvaatne. Pigem tuleb mõelda kriitiliselt õpetajana selle peale, et milline töövahend on kasulik, et saavutada minu projekti peamist eesmärki, et kogu aeg hoiad seda eesmärki endal kuklas meeles. Saime ka niimoodi hindajatelt sellise märksõna, mida kaasa võib-olla siit võtta, et less is more, et vähem on tegelikult rohkem. Ei pea panema meeletuid nimekirju Kahootist, Padleti ja mille kõige muuni, eks ole, mis te olete kasutanud, et see kõik on tore. Kuid eesmärk ei ole iseenesest kasutada töövahendeid, kui see just ei ole teie projekti teema, et testitegi neid ja siis analüüsite, et milline on kõige lihtsam, kasulikum, mis iganes, eks ole. Aga et kui see ei ole see omaette eesmärk, siis ei tasu seda suurt rõhku sinna panna sellesse kvantitatiivse hulga tõestamisele, vaid just, et oleksid need eakohased ja eesmärke täitvad. Ja lisaks siis tuleks sellest nimekirjast vähemalt üks tingimus täita. Ehk siis, et IKT vahendite kasutamine on olnud loominguline. Õpilased on saanud ise neid katsetada, olla seal agentsed. Varieeritud on erinevaid vahendeid, mitte ainult ühte, aga ka mitte lihtsalt 100 erinevat. Ja oluline nüanss on see ka, et õpilased saaksid ise valida, et kui te annate näiteks idee välja, et me võiksime luua koos midagi, teha näiteks kunsti, et siis ühistöövahendeid näiteks või nad võiksid midagi välja pakkuda, et see, et nad ei pea ilmtingimata teadma neid nimetusi, aga teie otsite neid võimalikke, siis toote nendele ette.
Ja just see ka, et nad oleksid võimelised iseseisvalt neid kasutama, et töövahendid ei oleks liiga keerulised, vaid et nad saaksid autonoomselt neid kasutada. Nii, ja siis on viimane kriteerium, mis siis puudutab isikuandmekaitse üldmäärust ja autoriõiguseid ja e-ohutust. Ja siin on siis selline põhiline, et te kõik tutvuksite kindlasti selle e-twinningu käitumiskoodeksiga ehk Code of Conduct, nende põhimõtetega, kus on väga-väga selgelt kirjas, mida ja kuidas me teeme veebikeskkonnas, kuna e-twinningu peamine eesmärk on ju see, et me pakume turvalist veebikeskkonda õppetegevuseks. Ja selleks, et saada need punktid selles valdkonnas siin, siis on vaja täita veel vähemalt üks element nendest loeteludest ja üldjuhul seda B punkti, see juba läheb ka sinna käitumiskoodeksi põhimõtete juurde, et kui sa õpilaste pilte või isikuandmeid käsitled, et siis tuleb veenduda, et näiteks õpilaste fotod, mis sa üles laed, et õpilased ei oleks seal äratuntavad ja et oleks küsitud kindlasti vanematelt nõusolekut, et nad e-twinningu projektis osalevad ja nõusolekutest tuleb ka jätta ikkagist tõendusmaterjalid, need on olemas kuskile TwinSpace'i. Ja rõhutame kindlasti ka seda, et kogu projekti suhtlus peab toimuma ainult TwinSpace'i sees, alaealiste õpilaste puhul seda enam, aga ka kui teil on juba gümnaasiumiõpilased, siis ikkagist pigem, et kogu nende õpilaste suhtlus toimuks ainult e-twinningu portaalis ja väldime kasutamist üleüldse ka õpetajate seas, et mitte minna WhatsAppi ja kolmandate teenusepakkujate juurde, et need lihtsalt ei ole nii turvalised. Et kindlasti jälgige, kus te nagu projektitööd teete. Kui te soovite ise suhelda, õpetajad oma vabal ajal kuskil mõnes muus kohas veel lisaks meie platvormile, siis loomulikult seda te võite teha. Aga hindamisel läheb ikkagi see arvesse kogu planeerimistöö ja elluviimistöö, mida te teete TwinSpace'is. Nii, ja autoriõigustest ka veel niivõrd palju, et kui kasutate mõnda näiteks Eesti kirjandusteost, siis on hästi oluline, et te need ka viitate. Lihtsalt näide praegu Kuklast, et kui on soov näiteks Sipsiku nukku heegeldada, joonistada, voolida või raamatule uus peatükk välja mõelda Sipsiku seiklusest, siis on oluline, et kuskil välja tuua, kes on Sipsiku originaalteose autor, illustraator, et kui te kasutate kas siis Sipsiku pilte või raamatu tegelast, eks ole, et siis on kõik korrektne, et on ka partneritele teada, et see pole teie looming. Et edistame seda. Vot, ja selle kohta rohkem ei olegi mul märksõnu. Nii et võime edasi minna. Tänu. Kus on veel infot. Et vaatasime mõned sellised kindla peale mineku kohad üle. Näete YouTube'i kanalil meie oma ekspertide salvestatud veebiseminari, kuidas riiklikust kvaliteedimärgist mitte ilma jääda. Soovitame vaadata meie Harno kodulehekülge, kus on nii kvaliteedimärgist, projektivõistlusest kui ka teistest e-twinningu tunnustustest erinevad sakid. Saate lugeda ka ESEP-i enda leheküljelt täpsemalt, ka nemad on loonud checklisti ja täpsemalt siis detailsemalt natuke nendest hindamiskriteeriumitest. Ja loomulikult iga hetk, kui tunnete, et mõni küsimus jääb õhku ja tahaks teada, siis ärge jääge üksi, vaid kirjutage meile e-twinning@harno.ee ja hea meelega aitame teid. Just nii. Ja enne, kui me anname sõna küsimusteks, siis ma korraks näitaksin võib-olla ära selle, kust kohast ESEP-i platvormil saab siis seda kvaliteedimärgi taotleda, et kui te sisse logite, teil avaneb selline vaade ja oma profiili pealt lähete nii-öelda pildikese pealt lähete My Profile, Projects ja projekti peale klikkides saategi siis siin taotleda märki. Nii et saate siit hakata siis järjest täitma.
aga tegelikult siin need on see save draft ka. Nii et selles mõttes päris sellist lugu ei ole, et info kohe ära kaob, kui natukene jätate pikemalt seisma. nii, aga ma praegu lõpetan jagamise ära korraks ja annaksin nüüd sõna teile. Kas on tekkinud mingisuguseid küsimusi? Me saime enne nii-öelda seminari juba ka ühe küsimuse selle kohta, milliseid veebitööriistu meie soovitaksime kasutada projektitöös. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et selle kohta saaks täitsa eraldi veebiseminari teha. Ja selle kohta on tehtud ka. Nii et tegelikult me väga soovitamegi vaadata distantsilt targemaks raames tehtud õpetajate haridustehnoloogide lemmiktöövahendite veebiseminari, kus tegelikult on iga valdkonna kohta terve hulk erinevaid töövahendeid. Nii et me niimoodi siin hetkel võib-olla mingeid konkreetseid töövahendeid ei hakkagi välja tooma, sest et kõik sõltub sellest, milleks teil on vaja, kui vanad õpilastega on vaja ja tegelikult konsulteerisime ka ekspertidega ja kõlama jäi see, et töövahendeid ei pea tingimata nii-öelda töövahendite pärast kasutama, vaid just nii-öelda täienduseks ja ikkagi me oleme nüüd juba tehisintellekti ajastus, nii et tegelikult need AI töövahendid on ilmselt hetkel kõige populaarsemad ja laialt kasutuses, aga kindlasti ka mõned vanad tuntud tegijad nagu Padletid ja muud seesugused. Aga panen lisan siia veel täienduseks Laura kommentaarile, et hindajad kindlasti ei vaata, et nüüd oleks kõige uuem ja kõige vingem töövahend kasutusel, et see ei ole asja eesmärk, et pigem just nagu Laura ütles, et ma veel tahaks üle rõhutada, et vastavalt eesmärgile, vastavalt teemale, vastavalt teie vajadustele, õpilaste vanustele ja nii edasi, siis valige need töövahendid. Jah. Ja Laura, ma näen, pani selle YouTube'i video ka ilusti siia, kus näete ka siis ekspertide veebiseminari selle teemal. Nii, aga kui praegu kohe küsimusi ei tule, siis ma paneksin salvestuse lukku